tunnel, eks ju, on, sa mainisid ka, selline huvitav värk, et tunneliga on mingis, paljude nende asjadega saab, aga neuroloogiliselt saab ka selgeks teha, et tunnelit võib näha niimoodi, et sa teatud ajutingimustel, aga et koged mingit vuisevat tunnelit, eks ju, et siis mõned on pakkunud jälle seal üks objektiivse mõtlemise suunast, et ju siis inimene lihtsalt see aju hapnikupuuduses tunneb siuke vuhisev torutunne ette ja peale selle, kui operatsioonilaual on heledad lambid, et siis seal paistab nagu valgus tunneli lõpus. Aga nüüd, kui mõnede inimeste nagu pikem kirjeldus on, et ja siis jah, tõesti tuli see mingi tunnelilaadne koht ja siis ma olen seal ja siis seal seintes on need mingisugused näod, päris huvitav, et paaril on tulnud siuke asi, et seal on nagu palju tegelasi seal, kes proovivad ka midagi suhelda, aga sa nagu lähed sealt tunnelisse edasi. Mõnel on olnud hirmus tunnelis, et see on ka üks huvitav asi, et tunneli, et räägitakse vaata ka, et kui suur protsent võiks olla mingeid hirmsaid surmalähedasi kogemusi, et siis üks koht, kus ma olen Eestis tähendab tähele pannud, et mõned inimesed on tunnelist tulnud hirmu ja kui see on nüüd edasi kestnud, on jõutud sinna järgmisele tasandile valgusesse, et siis on seal see ülihea ja kõige saanud koht, et seal see hirm võib olla, mõni on isegi kirjeldanud, et see on vaata nii tundmatu koht, et ühel mehel ei olnud üldse minu arust seda kehast välist perioodi ta vähemalt ei mäletanud, et järsku oled selles tumedas tunnelis, jumala ratsionaalne vend, ei ole elu sees sükest asjade peale mõelnud, eks ju, mingi südameopp, ja siis oled järsku seal tumedas tunnelis, et see lihtsalt see ise suur tundmatus on hirmus, vaata, ja sa oled nagu teadval, sa oskad mõelda, sa oled olemas ja sa oled nii võõras keskkonnas, et siis, kui näiteks kogemus jääb sellisel hetkel ka pooleli, et see keha siis kähku äratatakse ellu, oled seal tagasi, et siis võib jääda meelde, et seal oli hirmutav koht, eks ju, et tavaliselt ikkagi need, kes on sealt siis kaugemale läinud, on selle mingi ülima kirjeldamatu armastus valguse heas tundes olnud, eks ju, et see sellised eripärad ka, et mõne selle üle teoritiseerides, et justkui see valgus võib-olla siis ongi see ühine olemine, kuhu suundutakse. Ja seal see ookean nii-öelda ja sina oled see tilk on sinna poole teel. Mõned ütlevad nii palju kordi, ükskõik suvalise sõnaga võib öelda, miljard korda eredam kui päike, aga ei pimesta, eks ju, et mingi üli siuke valgus, aga et ei ole nagu pimestav meile. Ja siis täpselt, et siis võib olla mingist hetkest või tuntakse, et oled koos. Ja mis siis vahel on esialgu vastas mõned tuttava näoga, eks ju, lähedased, surnud lähedased, võib-olla mingi heaolekuga, et mõnedel inimestel, mõned kuulevad hääli, kõik enne nagu visulline kirjeldagi, et tuleb see tuttava hääl, ütleb, et mis sa siin teed, ei ole veel sinu aeg või mine tagasi. Ja siis see tulebki järgmine see huvitav asi ka, et seal on nagu need, kes tagasi on tulnud rääkima, et päris paljudel on see kogemus, sügavamatel kogemustel, et kuskil on see järgmine piir, et seal on järgmine piir nii-öelda, et nähakse, ja tuntakse, et kui sealt edasi läheks, siis tagasitulekut ei tule, et teatava, mõned isegi kirjeldanud teatava väravana, mõni mingi jõena, mõni üldse ei pea nagu sellist kuvandit andma, aga et seal on siis see mingi vaimulend või keegi ees, kes ütleb, et ei ole veel sinu aeg, mõni on nagu isegi kaubel või et tahaks nagu jääda, sest see on õige, aga ei, et sa pead tagasi minema. Aga et siis, et on mingi siuke piiritunnetus väga erinevate sõnadega edasi antud, kust üle minnes enam siia tagasi tuleks. Ja teinekord on isegi nähtud üle seal piiri mingeid nagu olendeid, kes seal nagu õndsalt on, et tahaks küll sinna saada, aga ei ole läinud. Et see on ka see huvitav asi, et vaata, et siis kui, et kes teab, mis sealt või kuidas see edasi läheb, ütleme, et sealt nagu tavalist juttu tagasi ei tuleks rääkima, tundub, see on nüüd see koht, kust mitte keegi pole tagasi tulnud ja nagu see ongi see, et miks me siis nagu mõtleme siin, et mis juhtub, et sealt keegi uudiseid ei too. Aga siin on see küsimus ka, mis mul peaaegu läks meelest, aga kindlasti tahaks küsida, et kui palju siis mõjutab ikkagi, kui me räägime religioonidest, ja sellest, et mis kellegi arust juhtub pärast surma, paradiisi ja põrgu koht, et kui palju need mõjutavad inimeste selliseid kogemusi või kas sul on nagu näiteid, et näiteks sügavalt religioosne inimene tõesti näeb seda paradiisi ja põrgut või tajub seda või ta näiteks,
ma ei tea, tal on surmalähedane kogemus ja ta näeb ikkagi mingisugust tunnelit või ja ikka need asjad, need elemendid võivad ikka läbi käia, noh, alustades tunnelist, siis näiteks, et on ka maailmas selgelt, et mingi pärimusrahvastelt on näiteks USA-s ja Kanadas ka neid kogemusi saadud, et siis mingid pärimusrahvad, kes on mingi väike metsarahvas siiamaani, omad majad ja asjad on, nad pole elu sees tunnelit näinudki, siis nad seda sama asja, et see tunnel on hästi tinglik sõnades öeldes, eks ju. Eestistki enamus ütlevad, et nagu tunnelik või tunnelilaadne või noh, et ei ole konkreetne tunnel, et need inimesed, kes pole elu sees tunnelit näinud, siis nad kasutavad nagu oma kultuurist pärinevaid sõnu, et nagu kaev või nagu koobas või siis mingid lingliti, et Põhja-Lääne indiaanlastel on mingi longhouse, mingi pikk maja, siis nad kirjeldavad nagu läbi selle oleks, eks ju, vuisen, et oma kultuurikeskkonnast igal juhul ja kui sa veel kuulud kuhugi religiooni, et kas sa siis nagu mõtestadki näiteks seda valgust paradiisina? Ja või eks ju annad sellele vastava jumala nime, keda sa tead, võid anda. Aga samal ajal isegi vahel on need, et kes kuuluvad siin kuhugi kindlasse kirikusse, ütleme lääne kultuuris siin, et siis nad pärast seda võivad sealt välja tulla, et see kõik oleneb sinu sellest kohalikust ka kirikuisast või kes loeb, et nad tunnevad, et see maine, see kirikus institutsioon või see struktuur on nii inimnäoline, inimesed on seda modinud, vaata on ju võimuaparaat olnud, eks ju, tükk aega, nüüd ta on nagu noh, küll ongi selle usu ja kõrgema jõu vahendaja, mis on täiega aus point, aga et ta nii võib-olla kaugele vahel läheb sellest, kui nad ise kohtusid seal selle tegelasega, mida võib jumalaks, eks ju, nimetada või jumalaga otse ütlevad, et nad jäävad nagu üli selle suurema jõu usku, aga ei suuda mõnes selles maises kirikus nende nagu süsteemist osa võtta, et see tundub liiga kitsaks olevat voolitud, eks ju, selliseid asju kuuleb, et tulevad sealt kirikust ära ja siis osad, aga põhimõtteliselt usuvad edasi. Aga noh, et kui see maine kirik väga midagi peale ei suru, siis nad võivad ka seal edasi olla. Ja mõni, kes ei ole üldse usklik olnud ega usuga tegelenud, siis on noh, lihtsalt olude sunnil sellesse mingisesse suuremasse jõudu uskuma hakanud, eks. No Karl, kas sina pärast enda kogemust või enne enda kogemust, kas sa usud jumalasse? Kui seda, jah, sellesse suuremasse jõudu hästi lihtsalt öeldes, aga pagan, ma olen selle religiooni õppe läbi teinud, siis kui palju, mis nurkadest neid sõnu saab vaadata, eks ju, siis mul on seesama, kuidas me enne ütlesime või rääkisime, sinna suurde jõudu, mis mõnes mõttes on ka õigsus, vaata kuskilt teoloogiast võis ka keegi proovida kogu seda asja nii seletada, et mis see Jumal tähendab, et samamoodi võib öelda, et absoluutselt üldse kõik, mis olemas on, et paneme sellele ühe sõna, kirjeldame seda sõna, et Jumalaks. Aga siis kuna seal teoloogias ja religiooni uurides on nii palju, et mida me selle all veel mõtleme, et seda on nii palju inimesed igate moodi läbi mõelnud, et siis siin mul oleks koht, kus on, ma ei tea, raske või peaks mõtlema, et kuidas seda kirjeldada, aga see suur teadvus või, aga mitte, ma ei usu sellesse karmi nööre tõmbavasse, ma ei tea, käskivasse või reegleid järgida käskivasse jumalasse. Ja kui... Eesti esu.